Halleluuja. Ma hakkasin ääre pealt ütlema tere tulemast evangelismi kooli. Nii harjunud juba. Täna on midagi muud. Aga usume, et Jumal räägib meile kõigile. Ma tulin täna ootusega, et Jumal räägib mulle ka. Ma olen lihtsalt siin see tööriist, kelle läbi Jumal räägib ja ma lihtsalt toon selle Jumala sõna, aga ma olen ootuses, ma olen põnevuses, et Jumal räägib mulle. Kui te ei ole ootuses, siis mina olen. Kui te ei taha, siis mina tahan. Ja kui te ei võta vastu, siis mina võtan kõik vastu. Aga ma tahan, et kõik oleksid ootuses täna. Kõik oleksid põnevuses täna. Et Jumal saab teid puudutama. Jumal saab teid kõnetama. Amen. Palvetame. Jumal, me täname sind sinu sõna eest. Me täname sind sinu püha vaimu eest. Me täname sind, issand, et läbi Jeesuse vere meil on julge ligipääs kõige pühamasse paika. Julge ligipääs sinu ligiolusse, Jumal. Halleluja, isa, me palume, et sa avaksid meie südamete silmad täna. Et sa kõnetaksid igat südant. Tänu sulle, issand, sinu püha vaimu eest, kes värskendab meid täna, kes täidab meid täna. Isa, kui me oleme oma eludega kuskil kuivas kohas, et sa värskendad meid, issand. Et sa täidad meid oma elava veega ja oma elava leivaga. Tänu sulle, isa, selle eest. Jeesuse nimel. Amen. Halleluja. Halleluja. Tänu Jumalale. Mis mul südamesse tuli täna, oli see, et rääkida sellest, kuidas püsida täis püha vaimu. See on nii oluline, et meie südamed oleksid täis Jumalat. Amen. Kui me elame sellises kuivas kohas, siis võib-olla sa oled näinud kuskil filmides, ma loodan, et sa ise ei ole sellises olukorras olnud, aga kus inimene on kõrbes ja tal ei ole juua ja ta on janune. Ja mis juhtub ühe inimesega, kui ta on janune? Ta muutub nõrgaks ja ta roomab seal liiva sees, ta üritab kuskilt vett leida. Tal on selline janu selle vee järele. Ja tead, et paljud kristlased on vaimulikult samas kohas. Sellepärast, et nad ei ole täis püha vaimu. Nad ei ole joonud Jumala veeallikast. Nad ei ole vastu võtnud Jumalalt, aga Jumal tahab neid täita oma vaimu veega, oma elava veega. Ja vaatame, Jeesus räägib sellest Johannese 4. peatükis. Johannese 4. Ma loen 13. salmist. Jeesus vastas ning ütles temale, igaüks, kes seda vett joob, see januneb jälle. Aga kes iganes joob seda vett, mida mina temale annan, see ei janune igavesti mitte, vaid see vesi, mida mina temale annan, saab tema sees veeallikaks, mis voolab igavesse ellu. Millest Jeesus räägib siin? Ta räägib pühast vaimust. Ta räägib sellest, et ta istub seal kaevu ääres ja seal on see Samaari naine ja ta ütleb talle, et kui sa seda vett jood, mis siin kaevus on, siis sa januned jälle. Sul tekib jälle janu, sa vajad uuesti seda vett. Aga ta ütleb, et kui sa jood seda elavat vett, mis on püha vaim, siis sa ei janune enam mitte kunagi. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kui me oleme täidetud püha vaimuga, siis me ei janune nende maailma asjade järele. Sest et kui me oleme tühjad Jumalast, siis meil on pidevalt janu ja nälg nende maailma asjade järele. Need materiaalsed asjad, me otsime neid materiaalseid asju, neid füüsilisi asju. Aga Jumal tahab meid täita oma püha vaimuga sellisel viisil, et temast on küllalt. Ja ta ongi küllalt. Aga nii paljud kristlased elavad sellises kohas, kus nad tulevad pühapäeval kogudusse, saavad oma ampsu ja oma lonksu kätte pühast vaimust ja Jumala sõnast ja siis ülejäänud nädala üritavad selle varalt ära elada. See ei ole see, kuidas Jumal lõi meid. Jumal lõi meid vaimulikeks olenditeks. Me oleme esiti vaimud. Me oleme vaim, hing ja ihu. Ja meie vaim vajab süüa ja juua, täpselt nagu meie ihu vajab süüa ja juua. Jeesus ütles, et kui sa ei söö minu liha ja kui sa ei joo minu verd, siis sul ei ole osa minust.
See oli üks väga raputav ja radikaalne jutlus, mis ta pidas ja paljud läksid ära tema juurest selle pärast. Aga millest ta räägib? Ta räägib sellest, et kui sa ei võta osa minust osaduses, kus me oleme osaduses Jumalaga, kus me oleme osaduses Jumalaga läbi tema sõna, me justkui nagu sööme tema sõna ja me joome tema püha vaimu. See on see, mis meid täidab. See on see, mis meid paneb elama sisemiselt. Me ei taha olla need magavad kristlased, kes jah, ma olen uuesti sündinud, jah, ma elan igavest elu. Magav inimene ka elab, ta ei ole surnud, aga magavast inimesest pole mingit kasu, ta lihtsalt magab. Ja mis on magava inimese nagu iseloomujooned või nagu, mis on tema, kui sa vaatad tema peale, kuidas sa tunned ära ühe magava inimese? See, et tal on silmad kinni, eks ju, see on üks loogiline asi. Samamoodi, kui sa vaimulikult magad, sul on vaimulikult silmad kinni. Sa ei näe, sa ei tea, kuhu ma olen minemas. Sul on segadus. Ma ei tea, kuhu ma olen minemas, mida ma pean tegema, mida Jumal tahab minu jaoks, kuhu ma pean minema. Sul on vaimulikult segadus. Miks? Sa magad. Sul on silmad kinni. Jumal tahab sind üles äratada. Jumal tahab sind üles raputada. Ärka üles. Me peame vaimulikult elus olema. Mis on teine asi, mis magab inimene teeb? Ta ei liiguta. Võib-olla vähkreb ainult. Aga sellest vähkremisest pole ka suurt kasu. See ei ole produktiivne liikumine, eks ju. Ta ei saavuta mitte midagi selle vähkremisega. Samamoodi kristlastena, kui me magame, siis Jumal ei saa liikuda meie eludes. Me ei anna Jumalale seda maad, et ta saaks liikuda meie eludes. Aga nüüd, kui me tuleme Jumalaga osadusse, me veedame temaga aega, me veedame tema sõnas aega, me õhutame oma vaimud üles. Ja me otsustame, et Jumal, ma ei taha enam magav kristlane olla, ma tahan olla see, kelle silmad põlevad Jeesuse tulega, et kui inimesed näevad mind tänavatel, siis nad näevad Jumala armastust minus. Ma tahan olla see kristlane, kes elab. Amen. Ma ei taha olla see kristlane, kes magab. Ma ei taha olla see kristlane, kes on kogu aeg kuival ja kes elab pühapäevast pühapäeva ja pühapäevast pühapäeva ja üritab kuidagi hakkama saada. Kristlus ei ole hakkama saamine. Jumal tahab, et me elaksime ülevoolavat elu, et meie sees oleks nii palju elu, et me saame seda teistele anda. Me saame seda rõõmu teistele jagada. Me saame Jumala väge teistele jagada. Me saame seda julgustust teistele jagada. Aga kui me ise pidevalt elame sellises puuduses, siis me ei saagi teisi julgustada. Meil ei ole lihtsalt mida anda välja. Sest me ise juba nagu oleme omadega kuival. Vaatame Matteuse 25. Mattuse 25 ja ma loen esimesest salmist. Siis on taevariik 10 neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid välja peigmehele vastu. Nüüd need 10 neitsid, nad sümboliseerivad kogudust, eks ju. Me räägime, kogudus on Kristuse pruut ja see peigmees on Kristus. Teine salm, 5 neist olid rumalad ja 5 mõistlikud. Nüüd pane tähele, 5 olid rumalad, 5 olid mõistlikud. Rumalad võtsid küll lambid, aga ei võtnud õli enesega. Aga mõistlikud võtsid õli astjatesse ühes oma lampidega. Kui peigmees viibis, jäid nad kõik uniseks ja uinusid magama. Aga keskööl kuuldi häält, ennäe, peigmees, minge vastu. Siis tõusid kõik need neitsid üles ja valmistasid oma lambid. Aga rumalad ütlesid mõistlikele, andke meile oma õlist, sest meie lambid kustuvad. Kuid mõistlikud kossid ja ütlesid, ei ilmaski, sellest ei jätku meile ja teile, vaid minge pigemini kaupmeeste juurde ja ostke endile. Aga kui nad läksid ostma, tuli peigmees ja kes olid valmis, läksid temaga pulma ja uks suleti. Pärast tulid ka teised neitsid ja ütlesid, issand, ava meile. Aga tema vastas ning ütles, tõesti, ma ütlen teile, ma ei tunne teid. Seepärast valvake, sest te ei tea päeva ega tundi.
Jeesus räägib seda tähendamissõna ja ta räägib sellest, et ühel päeval Jeesus tuleb tagasi ja me peame selleks valmis olema. Me peame elama sellist elu, mis on valmis selleks. Kui Jeesus tuleks praegu tagasi, siis minu süda peab olema valmis selleks, et ma tean, ma lähen temaga taevasse. Ma tean, et minu süda on korras Jumala ees. Ja huvitav on see, mida ta välja toob siin, mis peab olema meie südames korras. Ta räägib lampidest, mis on täis õli ja mis põlevad. Lamp sümboliseerib meie vaimu. See räägib meie vaimust, see räägib meie südamest. Meie südamed peaksid põlema Jumala järele. Ja meie südamed peaksid olema täis õli. Mis on see õli? See on Jumala võidmine. See on Jumala ligiolu. See on püha vaim. Amen. Me peaksime olema täis püha vaimu. Jumal ootab seda meilt, et me oleme täis püha vaimu. Ja nüüd huvitav on see, et ta kutsub neid rumalateks ja mõistlikeks. Rumalad on need, kellel ei ole õli. Aga nad lähevad ja ostavad õli kellelt teiselt. Aga targad on need, kellel on oma õli. Märkad seda siin. Kui sa vaatad 8. salmi, ta ütleb, aga rumalad ütlesid mõistlikele, andke meile oma õlist. See oli nende oma õli. Mida see tähendab? Ma võin minna ühele vägevale püha vaimu koosolekule. Ja mulle pannakse käed peale, ma saan täis püha vaimu, halleluuja. Ja võib-olla järgmised päevad, järgmised nädalad ma tunnen, Jumal puudutas mind vägevalt ja minu süda on täis püha vaimu. Võib-olla mitmed inimesed tundsid teist seda siis, kui Joel Siegel käis meil siin jutlustamas. Me saime täidetud püha vaimuga, aga nüüd mis on tähtis on see, et meil oleks see oma õli. Me oleme tänulikud selle eest, kui keegi tuleb, kes kannab seda Jumala võitmist ja me võtame vastu, aga meil peab olema see oma õli. Ja see tuleb ainult meie isiklikust osadusest Jeesusega. See ei tule mitte kuskilt mujalt. Me ei saa seda osta. Me peame Jumalat ise tundma, õppima. Ja see on see, mis hoiab meie lambid põlemas. Meil peab olema oma õli. Vaatame Efeslaste 5. peatükki. Efeslaste 5. peatükk. Loen 15. salmist. Siis vaadake hästi, kuidas te elate. Mitte kui rumalad, vaid kui targad. Kas sa näed seda, millele ta viitab siin? Mitte kui rumalad, vaid kui targad. Me just lugesime seda lugu, kus olid rumalad neitsid ja targad neitsid. Ja millest ta nüüd räägib siin edasi? Pidades aega kalliks, sest päevad on kurjad. Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on issanda tahtmine. Mis on siis issanda tahtmine? Ärge joovastuge viinast, kus tuleb õnnetu elu, vaid saage täis vaimu. Amen. See on täpselt see sama printsiip, millest ta räägib siin. Saage täis vaimu. Olge mõistlikud, olge targad ja saage täis vaimu. Ja ta toob selle võrdluse veiniga või siis vanas tõlkes viinaga. Ärge joovastuge sellest. Ärge joovastuge. Miks ta toob selle võrdluse? Sest et seal on maailmas need asjad, mis tahavad meid nagu tõmmata, et me annaksime oma tähelepanu, et me annaksime oma nautimuse, et me annaksime oma igatsused neile. Ja nüüd, mida me teeme, on see, et meie nälg ja janu on suunatud maailma asjade poole. Me igatseme neid maailma asju, meil on nälg nende maailma asjade järgi. Aga Jumal tahab seda, et meil oleks üks nälg ja janu tema järele. Et meil oleks üks nälg ja janu püha vaimu järele. Kui sa loed Taaveti psalme, siis 63. psalmist ütleb niimoodi, et vaatame sinna, see on laulud 63. Laulud 63
ja loen 2. salmist. Jumal, sina oled mu Jumal, sind ma otsin vara. Sinu järele januneb mu hing, sind ihaldab mu ihu, kuival ja põutsel maal, kus pole vett. Inglise keeles ütlebki, et nagu kuival ja põutsel maal, kus pole vett. See on see sama näide, mis ma tõin, et kui sul on üks inimene, kes on kõrbes ja ta igatseb juua, see on tema ainus fookus. See on tema ainus nagu nälg ja janu, et ta saaks midagi kas või tilga oma keele peale. Ja Taavet ütleb, et sellise igatsusega ta igatses püha vaimu. Sellise igatsusega ta igatses Jumalat. Olla Jumalaga koos. Ja kui me oleme kaotanud oma elust sellise igatsuse, kus me võib-olla me elame oma elusid rutiinis ja me teeme oma tööasju, pereasju ja siis kõrvalt teeme Jumala asju ka, käin koguduses, hommikuti palvetan, loen piiblit, teen selle tšeki ära sinna. Aga kui meil ei ole seda sisemist igatsust, siis me oleme nagu need rumalad neitsid, kellel ei ole oma õli. Ja nüüd me otsime seda õli väljaspoolt, me tuleme kogudusest, kus on mu õli. Me läheme järgmisele koosolekule, kus on mu õli. Aga su õli on sinu salajases paigas. Su õli on selles kohas, kus sa veedad aega Jumalaga ja sa saad täidetud tema poolt. Seal on su õli. Ja vaimulike asjadega on huvitav see, et füüsilises maailmas, kui ma ei söö kaua aega, siis mul tekib nälg. Vaimulikus maailmas, kui ma söön, siis mul tekib rohkem nälga selle järele, mida ma söön. Selles suhtes, et kui sa näed mingisugust, ma olen seda näidet toonud, kui sa näed mingit reklaami pidevalt, näed autoreklaami. Üks hetk sa avastad, et miks ma kogu aeg autodest mõtlen? Miks mul on selline tunne, nagu ma tahaks endale uut autot? Sest sa pidevalt söödad endale sisse seda. Jumala sõnaga ja Jumala vaimuga on täpselt samamoodi. Kui ma võtan, ja alguses võib-olla see nõuab distsipliini, aga ma võtan Jumala sõna, ma veedan Jumalaga aega ja mida rohkem ma seda teen, seda rohkem mu igatsus kasvab ja mu süda hakkab jälle põlema tema järgi. See lamp läheb põlema Jumala järgi ja see õli koguneb minu sisse ja see on Jumala ligiolu. See on see õli. Ja kui sa vaatad siin Efeslastel, kus me olime 18 salm, ärge joovastuge viinast, kus tuleb õnnetu elu, vaid saage täis vaimu. See fraas saage täis vaimu, kui sa vaatad seda inglise keeles, siis seal toob välja saage alati täis vaimu. Püha vaimu täis saamine ei ole lihtsalt ühekordne kogemus. See ei ole lihtsalt see, et ma saan püha vaimuga ristitud, ma saan keeled, Jumal täidab mind väega, halleluuja, nüüd on kõik. Ei. Jumal tahab, et me oleks pidevalt täidetud püha vaimuga, igapäevaselt meie isiklikus osaduses Jumalaga, kui me tuleme kogudusse, kui me ülistame teda, pidev täitumine Jumalaga. 19 salm, rääkides isekeskis psalmide ja kiituse viiside ja vaimulike lauludega, lauldes ja mängides kannelt issandale oma südames. Kõige eest alatasa tänades Jumalat ja Isa, meie issanda Jeesuse Kristuse nimel. Nüüd, millest ta räägib? Ta räägib siin, et kuidas me saame täis vaimu. Ülistus, kiitus, tänu. Aga see ei tohiks muutuda meie jaoks selliseks nagu formaadiks, et et räägiti, et peab vaimu täis olema, siis järelikult ma kiidan, ülistan, teen selle checkmargi ära, saan vaimu täis, halleluuja, tehtud. See peab tulema meie südamest. Kui sa vaatad piibellikku ülistust, mis on piibellik ülistus? Kui sa vaatad seda lugu, kus see naine tuli Jeesuse juurde ja ta murdis oma selle alabasteri riista ja ta kallas selle Jeesuse pea peale. See on ülistus. See on see, mida me teeme oma südamega. Me murrame selle Jumala ees lahti ja me valame selle Jumala peale välja. See on ülistus. Me ei tule Jumala ette mingisuguse, me ei tule nagu mingisugust mängu mängima. Me ei tule teesklema Jumala ette. Et tegelikult sa tead, et su vaimulik elu pole korras ja sa oled omadega kuivas kohas ja tegelikult sa vajad väga Jumalat, aga sa tuled pühapäeval kogudusse, teed ilusa näo pähe, ütled tänu sulle Jumal, halleluuja ja
ja vahest me petame iseennast ja kutsume seda veel usus ülistuseks. Et ma nüüd usus ülistan, aga tegelikult sa pead meelt parandama. Ja see lugu, kus see naine murrab oma südame lahti või selle alabasteri riista lahti, see on sümbol sellest, et me murrame oma südame lahti Jumala ees. Me ütleme, et Jumal, siin on minu kõik. See on ülistus. See on see, et ma panen ennast altari peale. Rooma 12 räägib sellest, et tooge oma ihud elavaks ja pühaks ohvriks Issandale. See on meelepärane ülistus temale. See on meelepärane ülistus, kui me toome oma ihud ohvriks. Kui me toome oma elud ohvriks tema ette. Me kallame oma elud välja Jumala ette. Ja see on ülistus. Ja kui me ülistame teda sellisel viisil, siis Jumal kallab meile vastu oma püha vaimu. See on osadus Jumalaga. Kui täna meil ka osadusaeg, mis see on? Jagamine. Üks toob süüa, teine toob süüa. Üks annab, teine annab. Jumalaga täpselt samamoodi. Me anname Jumalale ja Jumal annab meile. Ja see on see osadus Jumalaga, mis meil on. Aga me ei saa seda osadust Jumalaga teha mingisuguseks nagu kodutööks või selliseks inglise keeles on nagu chores. Et see on nagu, okei, no ma teen selle ära, et see on tehtud. Kodutöö, okei. Aga ei, Jumalaga osadus, see peaks tulema igatsusest. See peaks algama sellest kohast, kus meie südames on igatsus tema järgi. Mitte lihtsalt sellest, et mul on rutiinis see. Ei, mul on igatsus Jumala järgi. Mul on igatsus Jumala järgi. Ja kui sa vaatad seda sama kirja kohta, mis me lugesime Johannese 4. peatükis, kus Jeesus oli seal kaevu ääres, ta ütles, et kui sa jood seda vett, siis sa ei janune jälle. Vahest me peame oma elust eemaldama asjad, mille järgi me januneme liiga palju. Kui sa märkad, et sinu liha tõmbab mingisuguse asja suunas pidevalt ja see tegelikult röövib sinult seda aega Jumalaga, sa pead selle eemaldama. Sa pead selle läbi lõikama. Sest et meie aeg Jumalaga ja meie aeg tema sõnas peaks olema meie prioriteet. Ja kui seal on midagi, mis võtab meie janu ja meie igatsust ja meie nälga ära tema vastu, siis me peame seda eemaldama. Ja selleks on paastumine üks väga hea asi. Sa võid endalt küsida, millal ma viimati paastusin. Meil on lihtne paastuda olukordades, kus on raske, aga kas meil on lihtne paastuda olukordades, kus me oleme kaotanud nälja Jumala järele? Ma ei plaaninud absoluutselt neid asju rääkida, praegu lihtsalt tuleb. Ma ise ka, ma räägin endale neid asju siin. Kui me oleme kaotanud selle esimese armastuse Jumalaga, kui me oleme kaotanud selle tule oma südames. Sa tead kristlasi, kes tulevad sulle vastu, nende silmad säravad. Sa vaatad neile silmadesse, sa vaatad, wow, tema on olnud Jeesusega. Tema on olnud koos Jumalaga. Sa näed seda tema silmades, sest et nad on täis püha vaimu, nad on täis rõõmu. See on nagu apostlite tegudes, kui nad ütlesid nende jüngrite kohta, et nad on olnud Jeesusega. Nad nägid, et nad olid olnud Jeesusega. Ma tahan seda enda jaoks, et kui inimesed vaatavad mu peale, et nad näevad, ma olen olnud Jeesusega. Ja Piibel toob selles 10 neitsi loos selle, et su lamp peab põlema ja su lamp peab olema täis õli. Ja ma usun, et Jumal kutsub meid tagasi sellesse igatsusse temaga. Jumal kutsub meid tagasi sellesse kohta, kus meie süda igatseb, et temaga aega veeta. Et see ei ole kohustus, vaid see on igatsus. Et tema sõnasse minna, see ei ole kohustus, vaid see on igatsus. Sest kui see muutub kohustuseks, siis asjad lähevad kuivaks.
Ja inimesed pettuvad Jumalast, sellepärast, et nad on teinud seda kohustust jälle ja jälle ja jälle ja jälle. Ja nad on olnud enda arust väga tublid, iga päev piiblit lugenud ja palvetanud ja nad ei näe vilja, sellepärast, et nad on kaotanud oma esimese armastuse. Ja nad on muutnud selle, mis pidi olema igatsus, kohustuseks. Ja Jumal kutsub meid tagasi selle juurde, et meil oleks üks värske igatsus tema järele. See sama salm 18, kus ta ütleb, et ärge joovastuge, vaid saage täis vaimu. Inglise keeles, nagu ma ütlesin, see räägib, et saage alati täis vaimu. Kust see algab, et sinu südames tärkaks üks värske igatsus Jumala järele? Hakka teda ülistama. Hakka teda tänama tema headuse eest. Selle eest, mida ta on teinud sinu elus. Selle eest, mida ta teeb praegu sinu elus. Selle eest, mida sa ootad, et ta teeb sinu tulevikus. Hakka teda tänama nende asjade eest. Sest et tihti, kui meil on igatsus kadunud oma südames, siis me pole piisavalt pannud oma silmi selle peale, mis Jumal on teinud meie jaoks. Sest et kui me võtaks lihtsalt kas või 5 minutit ja me hakkaks lihtsalt tänama Jumalat selle eest, mis ta on teinud meie jaoks. Jumal, ma tänan sind selle eest. Sa andsid oma poja minu eest. Sa läksid ristile minu eest. Sa andsid oma elu minu eest. Sa armastasid mind nii väga. Ja sa hakkad mõtlema selle peale, sa paned oma südame sinna suunas. Sa paned oma tähelepanu selle peale, selle asemel, et panna oma tähelepanu kõige ümbritseva peale. Ja nüüd su südames hakkab see igatsus Jumala poole tõusma. See armastus Jumala poole. Ja me saame selles elada pidevalt. Vahet pole, kas sa oled tööl või sa oled poes või sa oled kodus. Sa ei pea seda alati kõvasti tegema, aga kas või oma mõtetes. Lihtsalt ütle, Jumal, ma tänan sind. Jumal, ma ülistan sind selle eest. See, mis sa tegid eelmine nädal. See, mis sa tegid täna mu töö juures. Hakka teda tänama nende asjade eest. Ja kui sa hakkad teda tänama, siis siin samas salmist ütleb, ta räägib sellest ülistusest 19.20 salm. See räägib püha vaimuga täitumisest. Amen. Kui me hakkame teda ülistama ja tänama ja kiitma, siis Jumal kallab oma püha vaimu vastu. Jumal kallab oma püha vaimuga meid üle. Amen. Kui sa oled kohtunud mõne inimesega, kes on Jumalat täis, kes on püha vaimu täis, siis tihti, kui sa veedad nendega aega, siis tihti nad ülistavad Jumalat. Lihtsalt oma ette. Ma tean mitmeid jutlustajad, kui sa oled nendega koos, sa lähed nendega sööma või, siis nad on seal järjekorras ja ütlevad, tänu Jumalale, halleluuja, kiitus Jumalale. Vahepeal laulavad keeltes oma ette. Miks? Nad hoiavad oma tähelepanu Jumala peal. Nad hoiavad ja nad pidevalt ülistavad Jumalat. Seal on üks pidev ülistus Jumala poole. Vaatame psalmid 34, laulud 34. Laulud 34.2. Ma tänan Jehovat igal ajal. Alati on tema kiitus minu suus. Jehovast kiitleb mu hing, viletsad kuulevad ja rõõmutsevad. Ülistage Jehovat ühes minuga ja tõstkem üheskoos kõrgeks tema nimi. Alati on tema kiitus minu suus. Sa võid küsida enda käest, mis on minu suus alati? Mis on need põhiasjad, millest ma räägin? Mis on need põhiasjad, mis tulevad minu suust? Piibel ütleb, et alati on kiitus minu suus. Jumala kiitus peaks alati olema meie suus. Ja kui me elame selles pidevas osaduses Jumalaga, kus me täname teda, me kiidame teda, me ülistame teda, siis see on see koht, kus me püsime püha vaimu täis. Ja see osadus Jumalaga, et see jää ainult sinna nii-öelda sinu tuppa, kus sa paned ukse kinni, sa veedad aega Jumalaga, aga nüüd sa lähed välja ja läbi sinu päeva sa hoiad seda osadust Jumalaga. Sa hoiad seda kohta, kus Jumal saab sind täita oma rõõmuga, oma rahuga ja oma ligioluga. Ta saab sulle rääkida.
ta saab sind kõnetada. Ja see on see koht, kus me püsime püha vaimu täis. Vaatame veel laulud 23. Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all, sa võiad mu pea õliga, mu karikas on üleni täis, inglise keeles ajab üle. Amen. See on see, mis Jumal tahab teha meile. See on see, et Jumal katab meie ette laua iga päev, oma püha vaimu laua. Ja ta võiab meie pea õliga ja meie karikas on üleni täis või voolab üle. Aga see saab juhtuda ainult siis, kui me otsustame ülistada ja kiita teda. Kui me otsustame veeta temaga aega, kui me otsustame võtta vastu Jumala käest tema elavat vett, juua tema elavat vett. Me peaksime mõtlema sellisel viisil, et me ei mõtle ainult oma füüsilisele toidule, vaid me oleme esiti vaimsed inimesed, aga kui palju me mõtleme selle peale, mida mu vaimne inimene vajab. Ta vajab täpselt samamoodi süüa ja juua. Ja tema söök ja jook on Jumala sõna ja püha vaim. Ja me vajame seda iga päev ja kogu aeg vajame seda. Vaatame veel laulud 84. Laulud 84 ja loen 6. salmist. Õnnis on inimene, kelle tugevus on sinus, kelle mõttes on pühad teekonnad. Nutuorust läbi käies teevad nad selle allikate maaks. Ka varajane vihm katab neid õnnistusega. Nad saavad rammule rammu lisaks ja ilmuvad Jumala ette Sionis. Jehova vägede Jumal, kuule mu palvet, võtta kuulda Jaakobi Jumal, Seela. See räägib sellest, et kui üks inimene, et tema tugevus on Jumalas ja tema mõttes on pühad teekonnad. Mis see tähendab? See tähendab seda, et tema mõtetes on see, et olla Jumalale ligi, et olla Jumalaga koos. Nutuorust läbi käies nad teevad selle allikate maaks. Need kohad, kus meie elus võib olla mingid rasked ajad, siis kui me veedame Jumalaga aega, kui me oleme ühendatud selle elava veeallikaga, siis see nutuorg muutub allikate maaks. Jumala elav vesi hakkab üle voolama nendes olukordades ja isegi kui sinu ümber on raske ja kuiv ja koormad ja mured ja hirmud ja mis iganes see võib olla, siis sinu sees on rõõm. Sinu silmad säravad. Sinu sees on püha vaimu tuli. Miks? Sellepärast, et sa oled ühendatud selle elava veeallikaga. Halleluuja. Tänu Jumalale. See on see, mis Jumal tahab, et me oleks ühendatud selle elava veeallikaga. Et me ei oleks nagu niimoodi, et me pühapäeval paneme oma toru sinna elava veeallikasse ja siis võtame natuke, siis ühendame lahti ja siis ülejäänud nädala oleme ilma selleta. Ei, Jumal tahab, et me oleksime pidevalt temaga ühendatud. Pidevalt temaga osaduses, pidevalt teda ülistamas, pidevalt teda kiitmas, pidevalt. Et me püsiksime püha vaimu täis. Ja see on nii tähtis, sellepärast, et selles samas 10 neitsi loos, mida ta rõhutas seal, ta ütles, et olge valvel, valvake, sest te ei tea tundi, millal ta tuleb. Nüüd, miks ta toob selle näite just sellesse loosse, on see, et kui me oleme täis püha vaimu, siis me püsime valvel. Sest kui me oleme tühjad pühast vaimust ehk vaimulikust jõust, siis me magame. Me ei ole valvel. Ma mäletan, kaitseväes oli samamoodi, me pidime keset ööd, mingi hommikul kell 4 pidime kuhugi postil minema. Ärkad üles sealt telgist, mõtled, et ma ei taha üles tõusta, õues on mingi -1 kraadi veel, ronid välja novembri öö, lähed sinna kuskile kuuse alla istuma, no tegelikult mitte midagi ei näe, aga ma peaks siit kuskilt vaatama, ega vastast ei tule ja siis uni tikub niimoodi, hakkad magama jääma juba, eks ju.
aga Jumal tahab, et me oleks ärkvel, vaimulikult ärkvel ja et ükskõik, mis meie ümber toimub, olgu see öö või päev, me oleme ärkvel. Ja me märkame asju vaimumaailmas. Me oleme valmis, kui midagi tuleb meie vastu, et sellele vastu seista ja edukalt vastu seista. Tead, et ükskõik, mis sinu elu vastu on tulnud, olgu see mingi õnnetus või mingisugune haigus või mingisugune rünnak, need on ennetatavad. Need asjad on ennetatavad. Sest et kui me püsime püha vaimu täis ja kui me püsime kus kõige kõrgemas paigas. Lähme loeme seda, see on Psalmid 91, eks ju. Need lubadused on imelised siin, aga kui palju me elame nendes lubadustes? Laulud 91, kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati kõige väelise varju all viibib. Jälle see sõna, alati, mitte vahest, ei, alati. See ütleb Jehovale, sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan. Kui sa mõtled mäelinnuste peale, siis vanal ajal need olid ehitatud sellise künka otsa ja see oli see kõige turvalisem paik, sest et vaenlasel oli sinna väga raske ligi pääseda. Need paksudest kividest ehitatud seinas. Ja Jumal ütleb, et vaimulikult me saame elada selles samas kohas, kui me elame tema ligiolus. Kui me elame osaduses temaga, sest ta kisub sind välja linnupüüde paelust ja hukkava katku käest. Oma tiiva sulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju. Tema tõde on kilp ja kaitseriist. Ei sa siis karda ööhirmu ega noolt, mis päeval lendab. Ei katku, mis rändab pilkases pimedas ega tõbe, mis laastab lõuna ajal. Langegu 1000 su kõrvalt, 10 000 su paremalt poolt. Sinu külge see ei puutu. Amen. Meie külge, need rünnakud, haigused, viirused, sõjad, need ei puutu meie külge. Me saame seda uskuda, sest et kui me elame Jumala kõige kõrgema kaitse all, siis me oleme hoitud, me oleme kaitstud. Jumal tahab kaitsta oma rahvast ja me saame seda uskuda enda jaoks. 8. salm, aga sa vaatled oma silmaga ja näed, kuidas kätte makstakse õelatele, sest sina, Jehova, oled mu varjupaik. Kõige kõrgema oled sina mu hing võtnud oma elu asemeks. Ei tava õnnetus sind ega lähene häda su telgile. Nüüd ma praegu ei loe siit välja täpselt, mis salm see eesti keeles on. Nad muutuvad nagu inglise keeles vahest. Aga seal on, ma kohe otsin välja. Kui sa vaatad 8. salm, siis siin ütleb, et aga sa vaatled oma silmaga ja näed, kuidas kätte makstakse õelatele. Ja inglise keeles ütleb, et sa oled ainult pealtvaataja ja sa oled kättesaamatu Jumala salajases paigas. Amen. Kättesaamatu Jumala salajases paigas. Kui me elame selles Jumala ligiolus, siis me oleme kättesaamatud kuradile. Pastor Nancy ütles hästi, et seal oli üks hetk tema elus, kus seal tulid mingisugused muremõtted ja hirmumõtted tema mõtetesse. Ja ta läks Jumala ette ja ütles, Jumal, mis on? Et nagu, ma ei saa aru, et ma pidevalt need hirmumõtted. Ja Jumal ütles talle, et sa ei ole salajases paigas. Et sa ei hoia oma tähelepanu minu peal. Ja pastor Nancy ütles, et ma parandasin meelt. Et ta ei seisnud isegi vastu nendele mõtetele, vaid ta parandas meelt. Sellepärast, et kui ta oleks Jumala ligiolus olnud, siis nendel mõtetel pole isegi ligipääsu talle. Sest ta on selles kõige kõrgemas paigas, selles mäelinnuses. Ja me saame elada selles mäelinnuses. Me saame elada selles Jumala ligiolus, selles mäelinnuses, kus me oleme kätte saamatud. Aga see vajab seda, et me pidevalt pöörame oma tähelepanu Jumala peale. Me pidevalt hoiame oma osadust temaga. Me ülistame, me kiidame, me täname teda. Me oleme tema ligiolus.
ja vaatame Johannese 15. peatükki. Johannese 15 loen 1. salmist. Mina olen tõeline viinapuu ja minu isa on viinaaednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, tema kõrvaldab ja iga üht, mis kannab vilja, tema puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Teie olete juba puhtad selle sõna pärast, mis mina olen teile rääkinud. Jääge minusse ja mina jään teisse. Nagu oks ei või vilja kanda iseenesest, kui ta ei jää viinapuu külge. Nõnda ka teie, kui te ei jää minusse. Mina olen viinapuu, teie olete oksad, kes jääb minusse ja mina temasse. See kannab palju vilja, sest ilma minuta ei või te midagi teha. Jumal tahab, et me jääme temasse. Kuidas me jääme temasse? Me jääme tema sõnasse ja me jääme tema osadusse. Aga see on kõik meie teha. Ja kui me jääme tema osadusse ja tema sõnasse, siis me oleme nagu need oksad puu küljes. Nüüd, kui oks on puu külge nagu ühendatud, siis kõik need toitained, mis lähevad puust läbi, lähevad ka oksa sisse, eks ju? Ja siis nad lähevad sinna vilja sisse, kuni see vili saab valmis. Aga kui me elame oma elusid sellisel viisil, et me vahest oleme ühendatud Jumalaga ja teinekord ei ole, ja see on nagu vahest olen, vahest ei ole, vahest olen, vahest ei ole, siis need asjad, mis Jumal tahab sinu sisse panna ja need viljad, mis Jumal tahab sinu läbi esile tuua, nad ei saagi valmis, sest me pidevalt hüppame nagu. Me oleme need liikuvad kivid. Aga Jumal ootab seda, et me püsiksime temas. Me püsiksime tema sõnas ja tema osaduses. Ja selles kohas Jumal saab selle vilja esile tuua. Ja selles kohas püha vaim voolab meie sisse ja me püsime värsketena. Me ei ole kuivad enam. Ja ma usun, et kui sa oled täna siin ja sa kuulad seda ja sa mõtled, ma olen jäänud kuivale. Ja see ei ole midagi sellist, mille nagu selles suhtes, et sa ei pea nagu häbi tundma, aga see on koht, kus sa peaksid meelt parandama. See on koht, kus sa peaksid otsustama, Jumal, ma ei taha kuival olla. Ma tahan üles ärgata. Ma ei taha olla see kristlane, kes on nagu pooleldi järkvel. Võib-olla sa oled olnud nagu sellises kohas, kus sa oled nagu igast asju teinud ja siis lõpuks jõuad koju ja sa oled nii omadega väsinud ja sa ei suuda mitte midagi teha. Ja võib-olla kell on ju alles 6 õhtul ja sa mõtled, et no nii vara ka ei lähe magama, aga ma olen nii väsinud, et ma ei viitsi nagu mitte midagi teha. Ja siis sa lihtsalt lamad mõned tunnid kuskil ja sinust ei ole mingit kasu, sest et sa oled väsinud, sa oled tühjaks tõmmatud. Ja vahest me vaimulikult oleme samas kohas, kus me oleme tühjaks tõmmatud. Aga Jumal tahab meid värskelt täita. Jumal tahab meid ellu äratada vaimulikult, üles äratada vaimulikult. Amen. Kui me vaatame tagasi sinna samasse Efesaste 5. peatükki, mida me lugesime juba. Efesastele 5. Aga ma loen 14. salmist. Sellepärast ta ütleb, ärka üles, kes magad ja tõuse üles surnuist, siis Kristus valgustab sind. Amen. See on Jumala kutse meile. Ärka üles, kes sa magad. Tõuse surnuist, siis Kristus valgustab sind. Halleluuja. See on meie otsus. Apostlite 3. peatükist ütleb, et parandage meelt ja siis värskendusajad tulevad. Värskendusajad tulevad. Aga selleks me peame parandama meelt. Me rääkisime evangelismi koolis, mida tähendab meeleparandus. Ma pöördun ära sellest vanast viisist. Ma pöördun ära nendest vanadest harjumustest ja nendest valedest igatsustest. Ja ma otsustan, et Jumal, ma vajan värskendust. Ma vajan üles ärkamist. Ma ei taha olla enam selles kuivas kohas. Ma ei taha olla enam selles kohas, kus ma pidevalt pean nagu kuskilt juurde saama endale, et üldse funktsioneerida vaimulikult. Ma tulen kogudusse sellise tundega, et no
teeme ära selle koguduse, siis tulen kohale, teen ära, okei. Selle asemel, et tulla säravate silmadega ja ootusega ja põnevusega, et Jumal saab liikuma täna. Ma ootan juba kogudusse minemist, sest et Jumal on seal ja minu vennad ja õed on seal ja mu süda põleb Jumala järele. Kuidas sellesse kohta jõuda? Me parandame meelt. Meil peab olema see alandlikkus, et parandada meelt Jumala ees. Öelda, Jumal, ma olen kuiv. Ma vajan üles äratust, ma vajan raputamist. Ma vajan seda, Jumal, et sa täidaksid mind värskelt. Ja ma pöördun ära nendest harjumustest, mis on mind lõiganud ära sinuga osadusest ja sinu sõnast. Ja ma otsustan, et tänasest peale ma muudan seda. Tänasest peale ma ei ole enam kuival, vaid tänasest peale Jumal täida mind värskelt oma püha vaimuga. Jumal, ma tahan sisse pressida nii-öelda. Ma tahan näha, et Jumal liigub minu elus vägeval viisil. Sa ei pea olema suur jutlustaja selleks, et püha vaim saaks liikuda sinu läbi. Vahet pole, kas sa oled ärimaailmas või sa töötad haiglas või sa töötad koolis. Jumal tahab sind kasutada. Jumal tahab sinu läbi liikuda. Aga see saab juhtuda ainult siis, kui sa oled ühendatud Jumalaga. Kui sa oled ühendatud Jumalaga, ta ei saa sinu läbi liikuda, kui sa oled lahti ühendatud temast. Kui sa oled temaga ühendatud ainult pühapäeval koguduses, siis kui sa ülistad teda. Aga mis siis juhtub, kui sa lähed siit ära? Mis siis juhtub, kui sa lähed koju, tööle, poodi? Kas sa oled temaga ühendatud? Sest et selles ühenduse kohas on see, kus Jumal hakkab liikuma läbi sinu. Selles ühenduse kohas on see, kus Jumala elu ja vägi saab voolata läbi sinu. Halleluuja! Tänu Jumalale! Malle, tule ette. Ma ei tea veel, mis ma teen, aga mul lihtsalt tuli südamesse praegu. Lihtsalt tõsta oma käed Jumala poole. Halleluja. Istem po ogru utiende ves solo bramandi estri e jamasta badro ko profomeni ligi emenen zamba di esto do lavra bandei dei. See Jumala elu, mis on sinu sees, on teiste jaoks. Ja see on selleks, et see voolaks sinust välja iga päev ja inimesed saavad nägema seda Jumala väge sinu peal. Kui sa kõnnid ruumi sisse, siis inimesed saavad kogema seda Jumala väge sinu peal. Halleluja. Nii et Jumal täida teda värskelt oma vaimuga ja las see kasvada Jeesuse nimel. Halleluja. Tänu Jumala. Lihtsalt tõstame käed. Jeesus, me täname sind. Isa, me täname sind. Halleluja. Isa, me tahame olla täidetud värsked sinu püha vaimuga. Me tahame olla täidetud värsked sinu püha vaimuga. Halleluuja. Täida meid, Issand. Täida meid, Issand. Halleluuja. Isa, me pöördume ära sellest kuivast elust. Isa, täida meid värskelt. Täida meid värskelt täna, Issand. Halleluuja. Püha vaim, me palume sind. Tule, püha vaim. Täida meid värskelt just nüüd. Oh, halleluuja, Isa, me vajame sind. Me vajame sind, Issand. Me vajame sind, Issand. Oh, rallakaderedidi. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. 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 Tänu sulle, Isa. Isa, me ammutame sinu pühast vaimust. Me joome sinu pühast vaimust, Issand. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Ülistus ja austus sulle, Issand. Kiitus ja tänu sulle, Issand. Oh, halleluuja. Oh, halleluuja. Tänu. Tänu. Apostlite 4:31 ütleb, ja nende palve järel kõikus paik, kui nad olid koos ja nad kõik täideti püha vaimuga ja nad kõnelesid Jumala sõna julgesti. Kui sa oled leidnud ennast kohast, kus sul ei ole julgust, et Jumala sõna kõneleda, mis see tähendab evangeeliumi kuulutada. Kui sul ei ole julgust olnud, et Jeesusest rääkida teistele, kui sa oled täis püha vaimu, siis see voolab sinust välja loomulikult. Siis kõik hirm on kadunud. Halleluuja. Kõik hirm on kadunud, kui sa oled täis püha vaimu. Sest et armastus võtab ära kõik hirmu. Halleluuja. Ja ta on armastuse vaim. Ja kui sa saad täidetud armastuse vaimuga, siis see voolab sinust üle loomulikult ja kõik hirm kaob. Halleluuja. Ja see sõltub sinu näljast. Piibel ütleb, et õndsad on need, kes on
kes on näljased, sest need saavad täidetud. Halleluuja. Lihtsalt tõstame oma käed uuesti, ütleme, Jumal, ma olen näljane sinu järele. Jumal, ma olen janune sinu järele. Jumal, täida mind värskelt. Jumal, täida mind värskelt. Halleluuja, isa, täida mind ühe värske näljaga sinu järele. Ärata see värske nälg üles. Ärata see värske nälg üles minu sees, issand. Isa, ma ei taha elada enam mingisuguses kuivas kohas oma eluga. Isa, ma tahan olla täis püha vaimu iga päev. Täis püha vaimu iga päev. Täis püha vaimu iga päev. Halleluuja. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Halleluuja. Tänu sulle, isa. Kiitus sulle, issand. Halleluuja. 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 Sandra, sa saaksid tulla sündi taha lihtsalt. Halleluuja. Kes iganes joob vett, mida mina temale annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mida mina temale annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Jumal tahab, et sinu sees oleks üks elav allikas, mis voolab üle. Halleluuja. Et sa ei ela kuivas, kus sa elad mingisuguse pooltühja klaasi pealt pidevalt. Jumal tahab, et sa voolad üle. Sa voolad üle pühast vaimust. Halleluuja. Voolad üle pühast vaimust. Psalmid 16:11 ütleb, et sina annad mulle teada elutee raja. Rõõmu on rohkesti su palge ees. Meeldivaid asju su paremas käes alatiseks. Mis on Jumala palge ees? See on tema ligiolus. Rõõmu on rohkesti tema ligiolus. Halleluuja. Tänu Jumalale. Tema ligiolus on see rõõm, mida sa vajad. Tema ligiolus on see rahu, mida sa vajad. Tema ligiolus on see vägi tervenemiseks, kui sul on seda vaja. Tema ligiolus on kõik, mis sa vajad. Tema ligiolu on sinu leib ja sinu vesi. Tema ligiolu on see, mis täidab sind ja värskendab sind. Tema ligiolu on see, mis rahuldab sinu südame. Ja siis sa ei vaja enam midagi muud. Tänu Jumalale. Halleluuja. Nii et lihtsalt ülistame Jumalat. Täname Jumalat. Tee seda oma südamest. Nagu me rääkisime, murra oma süda lahti Jumala ees. Vala oma süda välja temale. Halleluuja. Isa, me ülistame sind. Me kiidame sind. Me täname sind. Isa, me ülistame sind. Halleluuja. Isa, tänu sulle sinu ustavuse eest. Tänu sulle sinu headuse eest. Tänu sulle sinu püha vaimu eest siin paigas. Jeesus, me täname sind, me ülistame sind, issand. Halleluuja, halleluuja. Kiitus ja tänu sulle, issand. Kiitus ja tänu sulle, issand. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Kiitus ja tänu sulle, issand. Kiitus ja tänu sulle, issand. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Kiitus ja tänu sulle, issand. Halleluuja. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Halleluuja. Ma tahan lihtsalt, et me teeme siin lõpus ühe pühendumispalve kõik koos. Ja lihtsalt ütle minu järele. Ütle, Jumal, ma pöördun ära kuivast eluviisist. Tule täida mind värskelt. Tule täida mind värske näljaga. Värske januga sinu järele, et ma ei elaks kuival, et ma ei igatseks ainult maailma asju, vaid ma otsiks esiti sinu riiki. Ma tänan sind, issand, sinu püha vaimu eest. Nüüd ja praegu täitmas mind
värske veega, eluveega, värske õliga, rõõmuõliga, tervendava väega, Jumala väega. Halleluuja, lihtsalt täna teda selle eest. Halleluuja, täna teda selle eest. Halleluuja, kiitus sulle, püha vaim. Kiitus sulle, tänu sulle, issand. Oh, halleluuja, tänu sulle, issand. Oh, halleluuja, kiitus sulle. Oh, halleluuja, tänu sulle, issand. Kiitus sulle, ülistus sulle, austus sulle, issand. Oh, halleluuja, halleluuja. Tänu sulle sinu püha vaimu eest, issand. Sinu püha vaimu eest siin paigas. Sinu püha vaimu eest siin paigas. Sinu püha vaimu eest siin paigas. Oh, halleluuja, halleluuja. Sinu eluveed voolavad. Sinu eluveed voolavad Jeesuse nimel. Halleluuja. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Oh, halleluuja. Tänu, 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 tänu. Halleluuja. Ülle, mul on südames sinu eest palvetada. On see okei? Mul on südames, et ma ei tea, mis seal täpselt on, aga Jumal tahab sind terveks teha. Halleluuja. Ja, võid ette tulla. On seal midagi spetsiifilist, mis... okei. Lihtsalt tõsta käed Jumala poole. Jumal, me täname sinu tervendava väe eest just nüüd, mis läheb läbi Ülle, pealaest jalataldadeni, täielik tervis Jeesuse nimel. Halleluuja. Me käsime igasugusel haigusel lahkuda just nüüd Jeesuse nimel. Ole terve Jeesuse vermete läbi. Halleluuja. Amen. Amen. Tänu Jumalale. Halleluuja. Tänu Jumalale. Kiitus Jumalale. Halleluuja. Tänu Jumalale. Halleluuja. Kiitus. Halleluuja. Kiitus. Tänu. Kiitus. Tänu. Kiitus. Tänu. Halleluuja. Tänu sulle, issand. Tänu sulle, issand. Ülistus sulle. Halleluuja. 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 Tänu Jumalale. Ja samamoodi sa saad minna oma tuppa ja veeta Jumalaga aega ja saada täidetud püha vaimu poolt. See ei pea olema koguduses. See saab täpselt olla sinu oma toas, kus iganes, autos. Tead, ma olen purjus roolis olnud, aga mitte alkoholist, pühast vaimust. Vahest see võib natuke ohtlik olla, siis pead kõrvale tõmbama. Aga sa saad olla täidetud püha vaimuga. Autos, oma kodus, poes, kui sa tahad. Sa saad olla täidetud temaga. Ja kui sa saad täidetud püha vaimuga, siis see hoiab sind värskena. See hoiab su südame põlemas Jumala järele. See hoiab sind valvsana. Sa oled valmis. Sa oled alati valmis kõigeks. Vahet pole, mis su vastu tuleb. Sa ütled, pole midagi. See ei ole mitte midagi, sest et Jumal elab minu sees. Suurem on see, kes on minu sees, kui see, kes on maailmas. Vahet pole, mis tuleb mu vastu. Suurem on see, kes on minu sees, kui see, kes on maailmas. Halleluuja. Ja kui me püsime täidetud, siis me oleme valvsad, me oleme tugevad, me oleme täis rõõmu, me oleme täis rahu, me oleme täis Jumalat. Ja mida rohkem püha vaimu me oleme täis, seda rohkem me oleme ennast täis. Amen. Seda vähem oma ego ja ebakindlust seal on. Ja seda rohkem Kristust on meie sees. Amen. Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja siis sa lähed oma töökohta, inimesed vaatavad, sa oled täiesti muutunud. Miks? Sest et nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Amen. Halleluuja. Halleluuja. Tänu Jumalale. Amen. Amen. Aitäh.